kuulajad. See, mis ma nüüd siin eespool kuulasin ja nuputasin, kuidas minu ettekanne sealt taustale välja näeb, siis vähe nagu hirm tuli peale, sest slaidid, mis ma tegin, ei ole mitte sellised nagu eelmised, kus te nägite ette nagu skeemi ja teaduslikke asju, ma nagu vabandan natuke ette, et võtke seda sellise, kuna ma olen viimane esineja ka, sest kui keegi hakkab saalist ära minema, siis ma arvan, et sai aeg otsa. Pealkirja mõttes Margus välja, kui ma siin eelmisi jutte kuulasin, siis ma hirmuga mõtlesin selle peale, et Margus viitas vist Tiigrimatkale 20 aastat tagasi, milles ma tegin ülesandeid. Siis ma olin kuidagi seotud Miia mainitud Lotte asjaga, kus ma tegin midagi ja nüüd need tasemetestid, ma olin ka korraks selles pundis, tulin sealt ära oma saamatuse tõttu, sest ma ei suutnud sellest süsteemist läbi närida ennast ja olen nüüd sattunud nende ülesannete parandamise juurde ja murran seal nagu pead päris kõvasti. Huvitav kombel läbi 20 aasta ma olen kõigi nende asjadega seotud, mis on omaette päris hirmutav. Ja see, mis nüüd siin järgneb, et ma sain Marguse käest selle artikli, millele siin mitu korda viidatud, tegin selle ekraani peal lahti, sain aru, et seda on nii palju lehekülges, et ma pean kinni tagasi. Ja kui Margus ütles ka, et ära praegu veel kõike loe, et see ei ole toimetatud, siis ma ütlesin, et okei, et mul anti luba mitte lugeda. Ja ühesõnaga, ma ei toetu sellele, mis on artiklis ja vaatame, mis välja tuleb. Ehk siis selline klassikaline vaade, miks ma teen asju, mida ma teen ja miks ma üldse Margusele jah-sõna ütlesin. Ta esialgu kirjutas kirja ja siis helistas järgmisel hommikul kohe, et jaa või ei, et ma keset tundi ja ma pidin midagi ütlema. Noh, läks nii. Et miks ma selle vastu võtsin, oli see, et miks ma teen mingeid asju nii, nagu ma teen, et panna enda jaoks mingisse pilti. Ja siis ma panin enda jaoks mingid märksõnad siia slaidide peale ja ma püüatsin neid kuidagi lahti seletada. Ma õpilased teavad ka seda, et neil ei ole mõtet minu slaidide midagi maha kirjutada, sest need asjad, mis seal kirjas on ei ole väga informatiivsed. Mulle tundub, et me koolis õpetame hästi palju vanu, häid asju ja see on hästi turvaline. Minul on hästi turvaline õpetada Mendeli seadused, sest need on kehtinud juba 200 aastat ja keegi pole neid ümber lükanud. Jama on selles, et neid asju tuleb järjest juurde. Tuleb juurde päris palju ja peaks pigem selle uue info taustal nagu järjest rohkem mõtlema selle informatsiooni üle. Mitte niivõrd omandama seda õpilasena, et me peaks seda endale nagu pähe õppima, vaid me peaks nagu suutma kuidagi arutleda selle informatsiooni üle. Ja minu arust see uurimuslik lähenemine võiks olla nagu üks viis, kuidas siis seda natukene nagu toetada. Nüüd, ma mõtlen õpilase ja õpetaja seisukohast, et uurimusliku õppe läbiviimine. Ma ausalt öelda ei teadnud, palju ma seda teen. Mingil hetkel mõned aastad tagasi tehti minu eest valikaine kursusest sellega seoses käidi neid tunde vaatamas ja siis sealt tuli välja, et ma teen seda nii palju, et ma isegi ei kujutanud ette. Ja teine asi, ma olen näinud seda, kuidas mõnikord praktikandid, kes minu tundides on, analüüsivad mu tunde ja siis täidavad mingi tohutud tabeleid, mis neile ette on antud, kui nad igasse lahtesse kirjutavad midagi ja kui ma pärast seda vaatan ja loen, siis ma imestan tõestan, et sellist asja võib sealt välja lugeda, et mina tegin seda lihtsalt sellepärast, et mul on niimoodi lihtsam mingeid asju edastada. Tõenäoliselt see, millega õpetaja kokku puutub, on see, et kui me tahame mingit uurimuslikku õpet läbi viia, siis selle väljamõtlemine on ajakulukas, ta on suhteliselt keeruline, kui ma võrdlen seda puhta akadeemilise loengu pidamisega. Hästi lihtne 75 minutit pidada loengu. Kui keegi siin praegu ei pidurdab, siis ma rõõmsalt paneksin 60 minutit otsa veel. Aga ja sealt tulenevalt juhtub ka see, et me nagu muretsime selle pärast, et see uurimuslik õpe ei anna faktilist akadeemilist teadmist õpilasele. See on asi, mis mulle on jäänud nii-öelda muljena. Aga see ei ole ka minu arust nagu asja eesmärk, et me ei pea sellega õpetama ära mingeid fakte, mingeid selliseid üldtuntud teadmisi, neid on vaja, aga
aga need võiks olla nagu enne olemas. Me läheme selle asja juurde, mida me nimetame uurimuslikuks õppeks. Mingid eelteadmised võiks nagu olla olemas ja neid tuleb ilmselgelt anda. Me ei saa koolis teha niimoodi, et me nagu loobume igasugusest faktidest, seda nagu ilmselt ei saa teha. Aga seda ei pea tegema nagu 100% kogu aeg ette. Nüüd, kui ma õpilase positsioonist seda vaatan, siis väga sageli juhtub niimoodi, et see uurimine sellele, just nimelt see protsess iseenesest on selline, mille puhul õpilane lõpuks on väsinud, ta ei tea, kuhu ta välja jõudis ja seal on jälle see õpetaja roll, et prooviks nagu natuke kokku võtta ja näidata, et tegelikult see, mis sa tegid, on väga tore, isegi kui see ei välja, on see ikka väga tore. Aga väga sageli, kui see kokkuvõte jääb tegemata, mida ka minu tundides juhtub, sellepärast, et lihtsalt aega jääb väheks, lõpeb ära see töö, kõik läbi, lähme edasi, siis võibki õpilased tekkida tunne, et ma rabasin nagu tund aega, ma sain tulemuseks ümmarguse nulli ja mida siis sellest kõigest ma kasu sain. Et see on nagu selline ohukoht minu jaoks, et sellest, et kui me läheme seda alapidi, et me nagu püüame sellise metoodika midagi õpetada, siis meil peab olema kogu aeg see tagasisidestamine, et anda õpilasele märkavad, et isegi kui sa ebaõnnestus mingis etapis, siis tegelikult see, mis sa tegid, see protsess, see on nagu väga oluline. Ja vaatamata sellele, et see uurimuslik õpe on selline vaevarikas võib-olla tavatundidesse sisse tuua, siis minu jaoks on ta ikkagi see, millega me saame anda mingeid oskusi edasi. Me saame nagu arendada mingeid oskusi õpilastel, mis on tõenäoliselt vajalikumad kui need faktiteadmised, mida ma näiteks bioloogia tunnis edasi annan. Et see, mida ma näen uurimusliku õppetundide juures, on see, et tavaliselt annan õpilastele valiku, sa võid teha üksi, kui sa väga tahad, aga kui sul on kaks sõpra, siis on veel toredam, et see koostöö tegelikult arendab päris oluliselt. Ja kui see koostöö on igas etapis ja kui see tagasisidestamine on igas etapis, siis see on nagu hästi positiivne. Neid tööd tavaliselt, mida me ette anname loominguliselt, täna ka selleks, et siia tulla, pidin ma andma õpilastele mingi töö, sest ma olen tunnist jalga ja siis andsin neile asja kätte, ütlesin, et saage hakkama ja tulin ära. Eks ma siis homme näen, kuidas läks. Analüüsi tegemine, seostamine ja see, et see sunnib nagu mõtlema natukene rohkem, et mis viisi mingeid asju võiks teha. Et see on natuke midagi enamat kui maailmavormist mingit faktide edastamine. Ja siis ma panin siia 3 slaidi lõpuks, et mida ma siis teen, et reaalselt praktikas, kus kohas need asjad nagu minu jaoks paiknevad. Tavatundides, ma kunagi tegin Tiigrihüpp tellimusel mingeid töölehti, siis olid hästi kuum teema, oli pioneeriseadmed ja siis paluti, et nende juurde teha. Ja ma siiamaani kasutan neid ja jumala klassikaliselt uurimuslikul õppele üles ehitatud 75 minutit tund ja toimib kõik etapini olemas. Alates probleemi sõnastamisest, kus on siin ette antud hüpoteesid, kõik. Täiesti saab teha, faktiteadmine, mis sellest tuleb, on suhteliselt väike, aga see tegevus seal juures on ääretult põnev. Selle töölehe juurde ma arvan, et jah, siin ka enam-vähem on see jutt, et tegelikult eksperimentitud 30 minutit aega, tund on 75 minutit, 45 minutit kulub sotsialiseerumisele, vaidlusele, kes kuna mis järjekorras, mida peab tegema, oskus omalt oluline. Seoste loomine, faktide päheõppimist siin vaja ei ole, et neid on vaja kasutada, teadmist, mis meil on vaja kasutada. Valikainetest, mis siis on asjad, mida saab erinevates koolides rakendada ja mida mul on päris mitmeid, et loomade käitumise valikaine, puhtalt uurimuslikul õppel üles ehitatud. Mõttekäik selles, et iga järgmise töö, mis õpilastele antakse, võetakse mingi etapp vähemaks. Nad peavad ise välja mõtlema. Esialgu on kõik ette antud seal, ütleme nii 5 või 6 etappi alates probleemi sõnastamisest kuni tulemusteni ja sealt edasi läheb igal keerulisem. Praksides saab seda rakendada väga lahe, enamasti siis selline info kogumine ja lõpuks minu enda lemmik, see on selline uurimistööde pilt ilmselgelt, mõni siin saalis teab, tohutus koguses neid produtseeritakse. Et see on tegelikult üks koht, mis on nagu minu jaoks hästi väärtuslik, selline õppevorm. Et siin on väga lahe, siin on üks selle aasta uurimistöö, vaata pilitaimust, super lahe töö ja teine
ja tagasiside õpilastelt, viimased sekundid, et enamasti meeldib, kõigile ei meeldi ja ei hakka kunagi meeldima. Et see on ka